Tere tulemast kõigile, kes on täna tulnud linnakogudusse. Meil on võimalus ja eesõigus tänada ja kiita Issandat koos. Meil on täna võimalus kuulata sõnumit ja jutlust Margitilt ja Jaanekult täna. Õnnistusi kõigile. Kui eile Tanel mulle Jalenkile helistas ja siis ma sain telefoni enda kätte ja öeldi, et kas ma olen valmis midagi rääkima, siis mul oli nii hea meel, et mul oli juba midagi valmis. Õigemini Jumal oli juba midagi andnud, ma ei teadnud, mis ma sellega tegema pean, aga nüüd ma siis tean, mis ma tegema pean. Et ma ei pidanud hakkama otsima, ma ei pidanud hakkama pead murdma, et mida ma loen. Eelmine kord, kui ma tunnistasin, siis ma rääkisin sellest kirjakohast, mis nagu minu jaoks sai 3-kordse kinnituse seal metodistide aastapäeval kõige lõpuks. Ma olin sellest nii elevil ja siis mõtlesin Jumalale, et ma tahan veel midagi sarnast või veel midagi niukest, edasi ma tean, et Jumalal ei ole piire, et tal on iga kord midagi uut. Ja siis tuligi uus kirjakoht. Ma jõudsin lihtsalt oma piibli lugemise järjega ühte kohta ja see hakkas nagu kõnetama ja ma olen nagu paar korda seda kogenud, seda tunnet ja siis ma sain aru, et see nagu teeb elab mingit elu, see koht. Ja ka see koht kinnitati ära eilsel päeval. See koht kinnitati sellises mõttes ära, et eile meil oli Sioni koguduses oli kodugruppide koolitus, seda viis läbi Allar Saard, tema on Järvakandi Uualguse koguduse pastor. Ja ma siis olin seal koolitusel nii palju kaasas, et ma tegelesin toitlustamisega. Eelmine kord, kui ma ka Janek tegi ühte koolitust, siis oli mul esimest korda. Janek ütles, et võta toitlustamine enda peale, siis mul oli appi, ma ei ole kunagi teinud. Siis ma jooksin kohe Kaja juurde, Kaja on seda teinud. Kaja andis mulle need vihjed ja nüüd seekord ma juba oskasin kuidagi teistmoodi ennast jagada. Ütlesin Janekile, et kui ma teen toitlustamist, siis ma teen toitlustamist, et ma ei osale aktiivselt selles õppuses, et muidu ma lihtsalt, ma kaun ära ühesõnaga selle kahe asja vahele. Aga pärast koolitust hakkasin seal nõusid pesema ja Allar Saard oli siis ka seal. Ta ei kirustanud ka kuskile, ta tuli pärast koolitust meile, oli paar tundi, rääkisime meil kodus juttu. Aga ennem seda ta ütles mulle, et ta käis nüüd täna meil Leisis tegema jutlust ja tema on selline vanakooli mees, et paber ja pliiats ja pastakas ja stend ja siis jutust tuli välja, et tal on üks materjal, mis ta nagu tahaks kuulajatele jagada, et see on tal nagu tegemata, välja printimata üks Jumala sõna salm, õigemini 2 salmi sellest ühest psalmist, et kas ma ma pakkusin talle välja, et ma teen sulle need paberid ära 10 tükki ja saad seda kasutada. Ja kui ta mulle siis ütles, mis psalme ta tahab, siis need ei olnud küll täpselt samad, mis olid mulle tulnud, aga nad olid täpselt sama mõttega. Ma loen nad nüüd mõlemad ette. Ma loen kõigepealt selle, mis siis mul nädala alguses tuli. See on psalm 119, te kõik teate, see on väga-väga pikk. Selles mõttes, et Jumala sõna peab lugema, aga mõni ütleb, et see on ikka jube pikk. Ma ei loe seda tervet salmi muidugi, ma loen alguse esimesed 8 salmi ja siis julgustan teile seda kodus lõpuni lugema. Psalm 119. Õndsad on need, kelle elutee on laitmatu, kes käivad Issanda seaduse järgi. Õndsad on need, kes peavad tema tunnistusi ja nõuavad teda kõigest südamest, kes ei tee ka ülekohut, vaid käivad tema teedel. Sina oled käskinud oma korraldusi hästi pidada. Et mu elutee oleks kindel, et ma peaksin su määrusi. Siis ma ei jää häbisse, pannes tähele kõiki su käske.
ma tahan sind tänada õiglasest südamest, õppides su õiguse seadusi. Siin edasi läheb kõik jutt sellest, et selle psalmi pealkirjaks ongi pandud Jumala sõna ülistus. Ja siin lähebki kõik jutt sellel teemal edasi, et Jumala sõna on see, mida me peaksime endasse sööma ja paluma ka Jumalalt, et ta teeks selle meile nagu elavaks ja paneks see meie sisse. Ja see psalm, mis nüüd Allar mulle andis, et ma selle välja trükiksin, oli psalm 19. Ja psalm 19, siis 8. ja 9. psalm sellest. Ja need on niimoodi. Issanda seadus on laitmatu, see kosutab hinge. Issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks. Issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant. Issanda käsk on selge, see valgustab silmi. Minu jaoks oli see kinnitus sellest, et tuleb rohkem, ma räägin endast eelkõige, et tuleb rohkem neid Jumala sõna saladusi avastada ja tegeleda sellega, et Jumal saaks neid sinu sisse panna. Sest minu jaoks on see nagu juba teistkordne kinnitus sellest, et kui me igatseme, siis Jumal annab. Ja sellepärast mul oli selles mõttes julge täna hommikul siia tulla, et ma teadsin, et ma ei pea mitte midagi ise välja mõtlema, et Jumal on mul juba andnud selle salmi ja ma loodan, et see on ka kellelegi teile kinnituseks, et Jumala sõna on see, mis meid igas läbi viib ja meid õpetab ja kasvatab. Issand, ma tänan, et sa oled meid siin tänasele pärastlõunal kokku kogunud ja kutsunud üksteise osadusse, aga eelkõige sinu sõna juurde. Ja sa oled öelnud, et sinu sõna on see, mis on meile valguseks ja et sinu käsk on laitmatu. Ja see teeb, nende käskude täitmine annab meile rõõmsa südame, annab meile julguse. Jumal, ma tõesti palun, et see sõna, mis on Piiblisse kirja pandud, et see saaks meie jaoks, igaühe jaoks selleks, mille sa oled öelnud, et see on. Ja selleks ma palun, et meil jätkuks seda janu ja seda otsimistahet sinu sõnas kaevata iga päev. Ja sa oled tõotanud ka see, et olla meil selleks abimeheks, et me ise ei peagi midagi pingutama, vaid sina lihtsalt valad, kui meie palume. Tänan, kallis püha vaime, et sina tegutsed ka täna siin. Ma palun selle teenistuse nüüd kõik sinu juhtimise alla, et kõik inimlik, mis tahab üles tõusta, et see ei tõuseks, vaid ainult sinu vaim tegutseks siin ja mitte midagi inimlikku ei trügiks tähtsamale kohale, kui oled sina, Jeesus. Tänu sulle, kiitus sulle, ülistus sulle, Jeesus. Aamen. Tõesti, issand, me täname sind. Me täname su sõna eest. Me täname su käskude eest. Eesti keeles on käsud, keegi ütles, et heebrea keeles on lihtsalt juhendid. Issand, sa oled andnud meile juhendid eluks. Sa oled andnud meile, issand, manuaali. Ja me võime kokku tulla ja üheskoos avada see manuaal, avada see juhend, sinu käsud, sinu sõna, et ammutada sellest, sest issand, meie hing vajab sind. Meie hing vajab su sõna, meie hing vajab su juhatust. Issand, see teeb meie vaimu taas elavaks. Tänu sulle ja mitte ainult siin, aga igapäevaselt. Kiitus, Jeesus. Ja issand, me avame oma südamed, et sind tänada, et sind kiita, et sind ülistada. Issand, me ei tule sinu ette oma heade tegude tõttu, me ei tule sinu ette oma sellepärast, kui head me keegi oleme olnud, vaid issand, ma tänan, et me võime tulla su ette Jeesuse vere tõttu praegu. Jeesuse valmistatud tee tõttu. Ja issand, see on meile tee isa juurde. Jeesuse nimel, tänu sulle, igale sinu lapsele avatud, kõige pühamasse paika, nagu su sõna ütleb, kiitus ja au Jeesusele. Tänu sulle, et sa tahad meid täna
oma juurde tõmmata, sa tahad meie sees oma armastust taas üles õhutada, sa tahad meie sees usku taas üles õhutada, nälga sinu ligiolu ja sinu sõna järele. Halleluuja, ma tänan, et sa tahad meid täna püha vaimuga täita. Ma tänan, et sa uuendad meie meeli, meie mõtteid, kõike, issand, me anname ennast sinu kätte, me oleme su ees nagu avatud raamat. Me paljastame oma hinge su ees ja ütleme, issand, me vajame sind, me vajame sinu juhtimist, me vajame, issand, su sõna, me vajame su vaimu, me vajame sind. Tänu sulle, kallis Jeesus. Tänu sulle. Ja sa oled oma sõnas öelnud, et me võime tulla su ette õuedesse ülistusega ja väravaist sisse tänuga. Ja seda me teeme. Amen. Tulge sisse tema väravaist tänuga, tema õuedesse ülistades. See on päev, mille tegi Jehova, ma rõõmustan aina issanda. Sisse tema väravaist tänuga, tema õuedesse ülistades. See on päev, mille tegi Jehova, ma rõõmustan aina issanda. Rõõm täidab mind, rõõm täidab sind, ma rõõmustan issanda Jeesuses. Rõõm täidab mind, rõõm täidab sind, ma rõõmustan aina issanda. Tule sisse tema väravaist tänuga, tema õuedesse ülistades. See on päev, mille tegi Jehova, ma rõõmustan aina issanda. Rõõm täidab mind, rõõm täidab sind, ma rõõmustan issanda Jeesuses. Rõõm täidab mind, rõõm täidab sind, ma rõõmustan aina issanda. Rõõm täidab mind, rõõm täidab sind, ma rõõmustan issanda Jeesuses. Rõõm täidab mind, rõõm täidab sind, ma rõõmustan aina issanda. Ma rõõmustan aina issanda. Kiitus Jeesusele. Halleluuja, issand, me teame, et rõõm on allikas, issand, see tuleb Jaa. sinu käest, issand. Ja me tõesti täna võime vabastada ennast sinu rõõmu alla. Ja see on, rõõm tuleb julgusega. Ja. Rõõm tuleb nii, et meie vabaneme meie sees, issand. See on nii hea tunne, issand, kui sa koged, et sa ei saa hakkama, kui sa koged, et sa ei ole julge, siis issand, rõõm täidab sind ja ta toob välja need asjad sinu sees, et see vabadus nagu voolab, see on nagu allikas. Isa, me täna, me ütleme sulle, et me tahame rõõmsad olla. Ja sinu rõõmu teeks, ma tänan Sest rõõm, issandas, on meie tugevus, ütleb su sõna. Ja me oleme tugevad sinu rõõmu sees, issand, sest sa jagad oma lastele rõõmu iga päev. Ei ole olukordi, ei ole raskeid asju, mille sees ei oleks rõõmu. Sa tood meile kohe rõõmu ja sa näitad, et sina oled see, kes meid välja toob. Ise me ei suuda ennast välja tuua, aga sina täidad meid. Sina jagad meile, issand, tarkust, tunnetust, issand, ja sa näitad, issand, meie südame silmadega, mis on meie sees, issand, ka tänasel päeval. Isa, uuri meid läbi. Issand, las me olla, issand, nagu geneskoobi all. Et sa uurid läbi, mis on selle sees. Ja mis on ebavajalik, issand, me jätame siia. Me võta seda enam kaasa. Jeesuse nimel tõesti, issand. Me tahame lihtsalt sind. Sind palume, saada vihma meile nüüd, vaimuvihmasi. Sind palume, kasta Eestimaad. Kalla välja jõed, need elava veejõed. Saada vihma nüüd veel.
sind palume, saada vihma meile nüüd. Sind palume, kasta Eestimaad. Kalla välja jõed, oned elava veejõed. Saada vihma nüüd, saada vihma nüüd, saada Issand, saada vihma nüüd. Tänu Jeesus. Tänu Jeesus. Egon, kas sa tahad jagada oma unenägu? See oli siis eile öösel. Ma tõusin üles mingi 3-4 korda ja kui ma magama jäin, siis see unenägu läks täpselt sama koha pealt edasi. Et see oli nagu televiisor reklaamipaus vahepeal ja ärkad üles selle jama peale ja siis lähed uuesti magama ja täpselt sama koha pealt läheb edasi. See, mis ma nägin, oli selline asi, et vankrid hakkasid liikuma. 4 rattaga vankrid, nagu hobuvankrid, aga hobuseid nendel ees ei olnud. Ja need vankrid olid trellitatud. Ja seal sees olid inimesed. Ja nendel inimeste silmad olid kinni, nagu nad ei näinud. Ja neid viidi kuskile, tuli mingi mägine koht ja kui me sinna jõudsime, siis tehti nii-öelda vankri uks tehti lahti ja inimesed vabatahtlikult, ilma et oleks keegi sundinud, läksid sinna mäe nagu koopasse. Aga kui ma nägin, et nad läksid koopasse, mina nägin, siis ma suutsin sealt vahelt, nagu seal olid valvurid, sealt valvurite vahelt läbi lipsata ja panin sealt minema. Aga need valvurid olid sellised nagu nagu see rätik on üle pea on ja teine rätik on üle näo, nii et silmad ainult paistsid, need olid mustas. Neid oli hästi palju. Ja nad suunasid seda inimeste väge, nii-öelda vankrite haaval muud kui toodi, neid inimesi toodi. Ja nad inimesed ei saanud enne mitte midagi aru, kui nad olid sinna sügavasse koopa põhja pärale jõudnud. Siis nad alles hakkasid nagu aru saama, mis toimub. Enne seda nad läksid vabatahtlikult, mitte keegi ei hakanud mitte kuskile vastu. Ja siis, kui nad nagu aru said, siis oli kuulda sealt põhjas seda ägamist ja seda nuttu ja hala ja sellist, et kuhu me sattunud oleme. Ja siis ma seal jooksin ringi nende vankrite vahel ja kuulsin ühes vankris rääkida eesti keelt. Ma küsin, mis pärast te olete siin üldse? Et miks teid nagu kinni võeti? Ja siis ta ütles, et see on meie himude pärast. Et kõik need maailma, need kuulsus ja kõik see raha ja see glamuur ja kõik see on nagu pannud meie silmad kinni. Ja need valvurid korjasid lihtsalt kogu seda rahvast kokku, lükkasid sinna puuridesse ja läksid ühte teed kõik. Ja siis mõtlesin, et ma pean kiiresti koju minema, et äkki kodus on veel mingi võimalus. Ja ma sain kelle käest mingi sedeli sealt vankrist ja kohe valvur oli mu juures. Mul ei olnud muud asja, ma panin suhu selle. Ja valvur ütles, mis sa said? Ma ütlesin, midagi, söödavat midagi. Ja ta ei jätnud mind rahule, aga siis, kui ta mind rahule võttis, ma võtsin suust ära, siis see oli ära liigunud, ma ei enam lugeda, mis seal peal kirjas oli. Ta tahtis mulle midagi öelda, aga ma jäin sellest nagu infost ilma. Ja siis ma läksin nagu kodu poole ja kui ma jõudsin, ma nägin oma maja, siis see oli nii seest kui väljast oli kõik need valvureid täis. Et mul ei olnud mingit varianti üldse nagu koju pääsedagi. Kõik tänavad olid need valvureid täis, aga siis ühe koha peal oli selline nagu ala, millel oli aed ees. Selle laial ma ei näinud kõrgust.
see oli nii kõrge. Aga see oli nagu siuke teistsugune, seal ei olnud valvureid. Aga sa ei saanud sinna sisse, sest seal ees oli üks, kes küsis, et kas sul on nagu luba on. Sul peab olema luba, et sina oled selle jaoks möödud, et sa sinna saad sisse. Nii. Ja siis seal oli üks siuke heledamas riietes valvur, kes siis oli ühe ukse juures ja ma läksin sinna selle valvuri juurde ja mõtlesin, tead, et mul ei ole luba, ma sain aru, et nagu nii ta mind ei mõista ja ma hakkasin lihtsalt keeltes palvetama. Ma läksin nutus, ma sain aru, et mul ei ole mingit pääsu, mul on kõik ja ma lihtsalt võtsin talle ümbert kinni ja hakkasin keeltes palvetama. Ja mõtle, see mees hakkas eesti keeles rääkima. Ütles, et see luba ongi Jeesus. Et sul on ju see olemas. Ja ta lasi mind sealt väravast sisse. Et ma sain nagu sealt nagu veel sisse. Ja siis, ütleme, midagi kindlasti unus ära juba. Aga, ja hommikul tõusin üles ja siis tuleb see Piibel Plus, ma soovitan tõesti kõigile. Võtke telefoni, ma see Piibel Plus. Iga hommikul paned kirja, mis kell sa tahad. Mul on kell 10, tuleb kirja koht. Võin selle ette lugeda. Ja kirja koht ongi, kuidas see oli seal? Täpselt see sama kirja koht. Äkki sa loed selle korra valjust ette. Issand, Jumala vaim on minu peal, sest Issand on mind võidnud, ta on mind läkitanud viima rõõmu sõnumit alandlikele, parandama neid, kel muutud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi. Jeesaja 61. Nendel olid kõigil pimedad silmad, nad ei näinud ja nad olid vangid. Nad olid vangis enda asjade pärast, mitte enda, vaid maailma asjade pärast. Ja siis ma sain aru, et tegelikult seal Piibli kohas ei räägita nendest vangidest, kes vangis on, vaid need on need, kes on selles maailma nendes ahvatlustes. Kõik see, mis on siin meie ümber, mida me, kuhu poole me nagu ennast tahame nagu, kuhu me suundume. Kas see on meil, me ei saa mitte midagi siit kaasa võtta. Et see avab silmad, kui sa oled õigel teel. Ja saa vabaks, vabane. Nii palju on tegelikult Piiblis kirjas, et inimene oma himude orjuses teeb nagu lollusi. Aga kui sa oled õigel teel, siis nad kukuvad ära. Sa ei vaja neid. See oli nagu see, mis ma tahtsin öelda. Nii, aga palume nüüd Janeki ette. Nii, armas linnakogudus. Nagu Tanel just ütles, et kui me viimati olimegi Taneli ja Katrini kodus, siis seal õuemajas me nende jumala asjade üle arutlesime. Tuli tõesti see korra teemaks andestus Jumala poolt, selline teema. Ja siis ma ütlesingi, et ma tegin oma ühe eksamitöö, ühe Eesti, ühe rangema ja konservatiivsema õppejõule sellel teemal eksamitöö. Et ta on tippspetsialist küll, ütleme, teoloogia ajal. Ja siis Tanel arvas, et ma võiksin seda ka teiega jagada, et kuidas Piiblis Jumal määratleb sõna andestust, tähenduse. Ja kuigi ma võtsin oma sõnumi aluseks just selle sama eksamitöö, siis mõneti see sõnum võib olla pisut akadeemiline. Et aga siiski ma ei tõuka pühavaimu või pühavaimu väge selles kõrvale, aga siiski me vaatame natukene seda akadeemilise nurga alt, aga ma toon siiski ka elulisi näiteid. Aga miks ma seda natukene akadeemilise nurga alt teile nagu räägin? Asi on nimelt selles, et seal samas seminaris mul juhtus selline asi, et see ei olnud selle töö peale, ühe teise töö peale. Me peale ühe tudengi saime natukene kehvad hinded. Minul tuli hea. On veel muidu väga hea ja suurepärane. Mina sain indeks hea ühe teise töö peale. Ja siis õppejõud ütles, et ainult üks sai suurepärase hinde. Kes? Üks jurist. Sellepärast, et ta oli õppinud Tartu Ülikoolis juristiks ja ta oskas näha küsimuse sisse poole sõnade tähendust ja sealt tuli välja tegelik tõde. Me rääkisime natukene võib-olla selles ühes töös natukene sellist
võib-olla natuke laialivalgut juttu, aga see jurist nägi sõnade sisse ja ta tegi oma selle töö täpselt sellisena, nagu õppejõud ootas, sellepärast mõtlesin, ma panin selle suurepäraseks, teised said hea. Aga et siis samamoodi, ütleme, kui me räägime Jumala andestusest, ma lähen natukene akadeemiliseks, et näha nii-öelda juristina selle sõna tegelikku tähendust. See aitab meil paremini lahti mõtestada seda, mida Jumal tegelikult oma suusõnaga on välja öelnud ja tegelikult mõtleb. Sellepärast, et ma usun, et ma loodan, et ma siiski tõesti liiga teaduslikuks ei lähe ja et see sõnum nagu teile hällilauluks või siis haigutamiseni või silmi kinni vajuvaks unejutuks ei muutuks, ma püüan selle teile tõesti seeditavamaks jutustada, sest see võib olla natukene tahkeroog. Aga kirjakoht selle teadusliku sõnumi aluseks tuleb Markuse evangeeliumist, Markuse 2, 1-11. Jeesus tervendab halvatu. Ja kui Jeesus tuli mõni päev hiljem taas Kapernauma, saadi kuulda, et ta on kodus. Ja paljud tulid kokku, nii et isegi ukse ees ei olnud enam ruumi. Ja Jeesus kõneles neile Jumala sõna. Ja 4 meest tuli tema juurde, kandes halvatut. Ja kui nad rahvahulga tõttu ei saanud teda tuua Jeesuse lähedale, võtsid nad katuse pealt, sealt kohalt lahti, kus ta oli, ja teinud augu, lassid nad kanderaami, millel halvatu lamas. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule, poeg, sinu patud on sulle andeks antud. Aga seal olid mõned kirjatundjad istumas, kes mõtlesid oma südames, mida see räägib nõnda? Ta teotab Jumalat. Kes muu võib patte andeks anda kui Jumal üksi? Aga Jeesus tundis kohe oma vaimus ära, et nood nõnda mõtlevad iseenesest, siis ta ütles neile, miks te seda kõike arutate oma südames? Kumb on kergem? Kas öelda halvatule, sinu patud on sulle andeks antud, või öelda talle, tõuse püsti, võta oma kanderaam ja kõnni? Aga et te teaksite, et inimese pojal on meelevald patte andeks anda maa peal, ütles ta halvatule, sinule ma ütlen, tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju. Ja kohe tõusis ta püsti, võttis oma kanderaami, läks välja kõigi silma all, nii et kõik hämmastusid ja ülistasid Jumalat, öeldes, sellist asja pole ma elu ilmaski näinud. Aamen. Kui me nüüd keskendume hetkel nüüd Jeesuse tegudele ja sõnadele, siis selle kirjakoha järgi siis me loeme välja peamiselt 2 asja. Halvatu tervendamine ja selle, et temal on, ehk Jeesusel on meelevald, samasugune meelevald ja õigus patt andeks anda nagu tema taevasel isal. Aga selge on see, et kui me räägime andeks palumiseks ja andestuse vastuvõtmiseks, tuleb alustada millest? Punkt 1, jätame meelde, pöördumine. Punkt 2, meeleparandus. Punkt 3, andeks palumine. Alles siis, pangem tähele, alles siis rakendub ka Jumalapoolne andestus. Kui pöördumist ja meeleparandust ei ole, sa võid appi hüüda ja andeks paluda, aga kui meeleparandust ja pöördumist ei ole, kahju küll. Mida ütleb, mida Ristja Johannes tegi? Alles siis, kui nad oma patte tunnistasid. Alles siis Johannes ristis nad. Ja 4. punkt on muidugi ka andestuse vastuvõtmine. Et see on ebapiibellik, kui näiteks inimene on andeks palunud Jumala käest mingi eksimuse, aga ei võta andestust vastu ja nüüd hakkab ketrama. Jumal, anna mulle andeks, Jumal, anna mulle andeks. Ma ikka kahetsen. Aga andestust vastu ei võta, siis see on ebapiibellik. Kui sa oled andeks palunud, sa oled andeks ka saanud, võtta andestus vastu. Aga ma hästi korraks peatuksin selle pöördumise ja meeleparanduse juures, et natukene sisse juhatada seda andestuse teemat. Ma pean tulema natukene jälle teravama nagu selle alatooniga sisse, et sa võid olla kristlane, aga siiski hukka minna.
nimesid ma ei hakka praegu hetkel nimetama, aga näiteks oli see eelmise aasta sügisel, kui Tallinna metodisti kirikus rääkis üks vend sellest, et ta tunnistas sellest või oli sellest lugenud võib-olla isegi, et üks kristlane võeti nägemusse ja ta viidi nägemuses põrgusse ja pärast taevasse. Ja ta ütles niimoodi, et minu jaoks oli tohutult üllatav see, et ta nägi ühte tuntud evangelisti, naisevangelisti põrgus. Ja ta küsis Jeesuse käest, et miks ta siin on? Ta võitis sulle 100 inimesi. Temaga koos käisid isegi need tervendavad imejuhtumid. Miks ta siin on? Ja Jeesus ütles talle, et see naine ei tahtnud tunnistada ühte oma haigust. Ja ta lasi selle asemel, et minna seaduslikult arsti juurde, ta lasi ühel tuttaval meditsiinitöötajal varastada haiglast endale rohta. Ja vähe sellest, et ta ei tahtnud minna arsti juurde, ta tegi vargaks enda ja selle teise meditsiinitöötaja. Ja Jeesus ütles, et tema juurde saadeti mitu tööliskristlast, öeldi talle, jäta maha. Ei pöördunud ja selle haiguse tõttu ta läks, aga mitte enam ülesse, vaid teise kohta. Üks pastor oli samamoodi põrgus. Kristlane imestab, miks? Ja Jeesus ütles, süstemaatiliselt ta varastas korjanduskarbist raha. Tema juurde saadeti samamoodi mitu kristlast ja öeldi talle, lõpeta ära. Palu pöördu ja palu andeks, sa saad andeks. Aga pastor ei kuulanud seda ja et sellepärast on see pöördumine ja meeleparandus enne andestamise vastuvõtmist või enda andestamise palumist ja vastuvõtmist ääretult oluline. Ääretult. Aga olgu, praegu siis rohkem pöördumisele meeleparandusele ei keskendu, kuid ilma nendeta, nagu öeldud, andestuse kontseptsioon lihtsalt ei rakendu. Ja kui me vaatame näiteks ma üritan kinni hoida. Okei, aitäh. Ja näiteks, kui me vaatame kiriku ajalugu ja räägime, palume näiteks tänagi veel Eestimaa ärkamise pärast, siis üks kindel tunnusjoon, mis ilmneb enne ärkamist, on see, et alguses hakkab koguduse enda sees toimima patust puhastamine. Tanel tegi sellega praegu algust. Issand, anna mulle andeks, ma olen läinud võib-olla abivaja eest mööda. Ma kohe jätkan sellega. Kristlased ise hakkavad pühavaimu väes oma eksimusi tunnistama, pöörduma ja andeks paluma. Ja siis, alles siis, kui Jumal on oma koguduse puhastanud ja pühitsenud, alles siis jõuab ärkamine maailma inimesteni. See on läbi kiriku ajaloo üks kindel tunnusjoon. Seda ütleb ka Peetruse kiri, et kohtupäev või kohus algab Jumala enda kojast. Mitte maailmast, vaid koguduse enda kojast. Tundub, et varsti on ärkamine siin samas koguduses. Aga tegelikult on ka nii, et kui sa tunned, et tõesti oled ka millegi vastu eksinud, jah, sa ei pea võib-olla siin, ütleme, tervele kogudusele oma eksimusi rääkima. Leia keegi, keda sa usaldad. Ütle talle, eksisin selles asjas. Siis tuleb andestus, siis tuleb pühitsus, puhastus. Ja nüüd tuleb püha vaim sinna sisse. Ta ei tule räpasesse kohta, alles siis, kui on pühitsetud ja puhastatud. Nii et kui te näete, kuulete veel kuskil, et koguduses on hakanud toimima pattude üles tunnistamine koguduse kristlaste enda poolt, siis sellele järgneb koguduse sisene pühitsusprotsess, hakkab seal üsna peatselt toimuma ka ärkamine, mis jõuab ka väljapoole. Aga nagu öeldud, võtame siiski täna vaatuse alla Jumalapoolse andestuse teema. Ja kui me vaatame ja mõtleme andestusele üldiselt, siis andestamine on midagi, mida keegi pea lihtsalt iseenesest mõistatavaks asjaks. Kuid ometi on see midagi, millega me tegelikult elada ei saaks.
Ka näiteks ühiskond ei toimiks tavapärasel viisil, kui ei oleks näiteks ka inimeste vahelist andestust. Ainult üks kisma ja kaklus käib, teineteisele ära tegemine, selle asemel, et andestada. Ja kui me räägime näiteks esimesest eksimusest, mis toimus Eedeni aias ja mis lõhkus inimese ja Jumala vahelise suhte, siis sellest alates on andestuse teema absoluutselt iga inimese jaoks ülioluline teema. Selles suhtes ma olen tõesti Jumalale tänulik, et te kutsusite mind sinna õuemajja, et see teema üles tuligi, et seda on vaja lahata. Seda on vaja lahata. Seetõttu peaks olema ilmne, et me peame oma katkise seisundi tõttu võtma tõsiselt oma inimlikku seisundit ja selle andestuse teemaga tegelikult tegelema. Ja et andestuse mõistes midagi õppida, me peame seda teemat nüüd käsitlema nüüd piibli laiema ilmutuse kontekstis, vaadeldes, mida mõeldakse Jumala ilmutuse all andestusest, küsides samal ajal, mida me saame nüüd sellest õppida. Tegelikult on nõnda, et ma vaatasin, et andestuse kohta tuleks teha täiesti jutluste sari. Seda ühe sõnumiga lihtsalt ei jõua ära kokku võtta, sellepärast kui te tunnete, et ma hakkan liiga nagu järsult hüppama ühte või teise kohta, siis see on lihtsalt sellest, et ma pressisin selle ühte teemasse kokku, et andke mulle andeks. Et ma usun, et te jõuate mu mõttele järgi. Ja hästi palju kirjakohti, ma ei jõua neid teile lihtsalt ette lugeda. Aja kokkuhoiu mõttes samamoodi. Aga nüüd siis seda teemat lahates peame vaatama nüüd mõne heebrea kreeka keelse sõna nüansse. Lähme nüüd juristideks, et seda andestuse teemat ühe nurga alt vaadata. Seda enam, et näiteks ka Vana Testamendi suure loo keskel on andestamine tegelikult kesksel kohal. Me muidu mõtleme seda, et see on ainult Uue Testamendi teema, Jeesuse veri puhastab, pühitseb, kõik on, et see oleks nagu ainult Uue Testamendi, ei, see on ka Vana Testamendi sõnum. Ja keskne sõnum. Me teame, et kui inimene Eedeni aias Jumala vastu eksis, hakkas tegelikult koheselt tööle ka Jumala päästetöö, momentaalselt. Näiteks, kui Adam ja Eva eksisid, Jumal ütles, et enne kui Jumal küsis nende käest, kus te olete, mis nad tegid? Hõmblesid viigilähed, panid endale ette. Mida see tähendab, ütleb meile? See tähendab seda, et inimene ise püüab oma eksimust pattu varjama hakata. Ta katab oma ihu kinni, selle patu. Aga kas Jumalal sellest piisas? Ei piisanud. Nüüd pidi keegi surema. Jumal võttis süütu looma, valas süütu looma verd ja tegi sellest süütu looma verest nendele nahkriided. Nii et keegi pidi selle eksimuse patu pärast surema. Aga Jumal tegi juba esimese sammu nahkriiete näol. Aga samas päästeajaloo alguses peale on tegelikult olnud, me märkame seda, et Jumal ise aktiivne tegelane inimesele andestuse teema suhtes. Jumal ise otsib, et inimene tuleks andestumisele, et panuks andestust. Jumal ise hakkab kohe tööle, inimene ei pruugi. Ma kohe toon teile ühe väga superhea näite, ma kohe vasti jõuan sellele, et Jumal ise hakkab aktiivselt tegutsema selleks, et inimene leiaks andestuse. Sest Jumal ise teab, kuidas patuprobleemiga tegeleda tuleks. Võtame näiteks piiblist Noa loo. See räägib sellest, kuidas Jumal päästab need, kes andestusest osa tahavad saada. Noa võttis kätte, käis, kuulutas laevaehituse ajal, inimesed pöörduga, tulge mõistusele. Nägemist. Mis juhtus? Päästeti need, kes olid Jumala silmis õiged. Varsti järgnes Abrahami lugu, siis Joosepi lugu, Moosese lugu Iisraeli Egiptusest välja viimisel ja siis ka samas Vana Testamendi päästelepingu andmisel. Need kõik lood on tegelikult esimesed näited Jumala otsuse kindlusest päästa ja taastada osadus oma rahvaga. Ka täna. Nii et algusest peale esitab Piibel meile tegelikult pildi Jumalast, kes on aktiivselt kaasatud oma loomingusse ja kes ise võtab initsiatiivi, püüdes olla esimene purunenud suhte taastamiseks inimesega. Ennem rääkisid pimedatest silmadest.
panen selle andestuse eest silmad kinni või näen, võtan vastu. Nii et mõelge sellele asjale, et Jumal võtab ise initsiatiivi andestuse pakkumiseks. Armsad õed ja vennad, kas ei ole, näita see seda, et meie Jumal on kõige imelisem? Ta võtab kätte, annab lisaks veel annab kõik ja oma kõige kallima, oma poja Jeesuse, et taastada meie ja Jumala vaheline suhe. Mitte ükski teine religioon või jumalus seda ei paku. Mitte ükski. Teistes religioonides tuleb inimesel endal siis kas näiteks Jumala või jumaluse soosing välja teenida ja seeläbi andestus samuti. Kuid ainsa ja tõelise Jumala juures on see vastupidi. Jumal ise saadab oma poja meie eest lepitustööd tegema. Jeesus on vaja ainult oma elu issandaks vastu võtta. Seega, meil on Jumal, kes ei ole mitte üheski inimesest kaugel ja vähe sellest, et meie Jumal on Jumal, kes otsustab end ilmutada oma sõnas ja pojas Jeesuses. Ja kui pangem tähelega ühte mõnusat nüanssi, kui te ka näiteks piiblit loete, palvetate või pühas vaimus näiteks ülistate või mida iganes teete, kui Jumal ennast meile ilmutab näiteks oma sõnas, pojas Jeesuses, pühas vaimus, siis see tähendab seda, et Jumal ei ole meie jaoks uurimatu. Tema järgijad teavad täpselt, mitte täpselt, aga teavad, milline on Jumal. Millal Jumal vihastab? Kui me näiteks patustame, loeme välja. Näitame, kui me elame patus. Millal Jumal andestab? Kas Jumal on armastus? Me loeme kõik selle välja. Kui me vaatame näiteks teisi religioone, siis me teame, et ka teisi näiteks jumalusi tuli maha rahustada eksimust, kui sa eksisid millegiga, tuli maha rahustada mitmete annetustega ja sealhulgas mõnikord ka inimohvritega. Kui me näiteks vaatame Eestimaa peale või Saaremaa peale, 800 aastat orjapõlve, mis te arvate, miks? Olete käinud pangal? Mis pangal toimus, mäletate? Seal ohverdati imikuid, visati pangalt alla, et mere Jumal saadaks kalaõnne. Et sul oli väga hea mõte, et kui minna välja ja pühitse seda paik uuesti Jumalale, seal on toodud ohvrid. Ja kusjuures, kui ristisõdijad ka Eestimaal olid, isegi 14. sajandil toimusid seal inimohverdused. Milline on veel meie Jumal? Kuidas me välja loeme piiblist? Näiteks piibel ütleb ka seda, et kui inimesed kummardasid teisi jumalaid, siis nad rahustasid nii-öelda, jutumärkides rahustasid maha teised jumalused mitmete annetustega, inimohvritega ja näiteks toimusid ka äärmuslikud rituaalid, mis hõlmasid päris tihti ka näiteks prostitutsiooni, mida me loeme isegi välja Uues Testamendis Pauluse kirjadest ja enese vigastamist. Tuliste sütede peal käimine, enese piitsutamine, torkemine. Kas meie Jumal ootab seda? Ei oota. Ta ei ole kunagi seda tahtnud ega oodanud. Vastupidi, et Jumal vihkab sellist asja ja seega ei olnud Vana Testamendi, Uue Testamendi Jumalalt mitte midagi selliste ohvrirituaalidega pistmist, andestuse väljateenimisega mitte midagi pistmist. Nii et seega meie ainsat ja tõelist Jumalat ei saanud ära osta selliste tobedate rituaalidega, puhtalt ohverduste ja selliste keeruliste rituaalidega. Kuid veel, meie Jumal on milline Jumal, mis me sõnast välja loeme? Ta on see, kes Vana Testamendi ajal isegi rääkis oma rahvaga ja ta ka kuulas oma rahvast. Ta on Jumal, kes armastas ja armastab praegugi inimest, nende eest hoolitsedes ning oli nendega suhtes. Aga kuna selle suhte säilimiseks oli vaja kõrvaldada nüüd patuprobleeme, mis rikkus Jumala inimese vahelise suhte, siis piibel tegelikult räägibki meile Jumalast, kes on võimeline ja tahabki andeks anda ja kes nüüd ise algastab sellise mastaapse andestamisplaani ja päästmise läbi Vana Testamendi Jeesuseni välja. Nii et Jumal tegeleb andestusega ja see on tema jaoks nagu kesksel kohal, võib näha sellest, et ta on peaaegu alati,
see on tema üks põhilised teemasid, millega ta tahab tegeleda, andestamisega. Ma läheksin nüüd korra teaduslikuks ja akadeemiliseks. Heebreakeelne sõna nagu kipper, hästi kergesti jääb meelde, meil on üks raadioajakirjanik kipper. Eesti keeles on selle sõna lepitama või põhitähenduseks on kinni katma. Ja kui me võtame seda tübisõna nimisõnana, siis nimisõna on koper, mis tähendab lunaraha heebrea keeles. Ja võttes arvesse nüüd mõlema sõna tähendus, siis niisiis on tegemist sellega, et mingi süüst tekkinud kohustus kõrvaldatakse ehk tühistatakse asendava anni läbi. Ja seoses Jumala teenistusega tähendab kipper süüd Jumala ees ohvriga lepitama ja sel moel andestust saama, eriti just 3. Moosese ja 4. Moosese raamatu teemad. Ent selle kõrval esineb see sõna ka nagu üldises laiemas tähenduses, mis tähendab, et süüd heastama sellele, kelle ees on süüdlaseks jäädud. Põhimõtteliselt see tähendab nõnda, et ma lõhkusin näiteks teie kõlari ära. Teleka, veel parem, veel kallim. Siis mina annan Tanelile selle eest lunaraha ja maksan ka selle teleka väärtusest jumaloote 1/5 peale. Kas raha asendab telekat? Ei asenda. Aga ma olen vähemalt selle kahjuni korvanud ja sama tähendas ka Vana Testamendi rituaalsed ohverdamised. Tiiu, on sul linikut kaasas, ei ole? Need palverätikuid. On sul 2 tükki? Need on sul kenasti ära pakitud. Ma lihtsalt teen demonstratsiooni esinemist. Kui oletame, et see on inimene ja ta on nüüd patuga määritud, siis Vana Testamendi kontekstis tähendab see seda, et ohvri veri lihtsalt kattis selle patu kinni, aga ta ei kustutanud ära. Kattis kinni. Jumal teab, et siin on patt olemas, aga hästi. Ta vaatab selle puhtama ratiku peale või selle puhtama inimese peale, ohvri vere peale. Et seda tähendabki seesama kinni katma. Ma andsin lunaraha, selle nii-öelda lunaraha selle tekitatud kahju eest. Et see ei asenda, see ei tee telekat terveks, aga vähemalt ma kompenseerisin selle. Nii et ma olen Taneli ees võib-olla süüdlane teleka lõhkumise eest, aga ma heastasin selle vähemalt. See oli nagu Vana Testamendi ohvriteenistuse mõte. Ja seal, kus Eesti piibel tõlgib sõna andeks andma, on heebrea sõnadel tihti täiesti erinevad põhitähendused. Näiteks ka veel tühistama, ära võtma, andeks and, kinni katma, seesama varjama. Kinni kaetud, varjatud, aga ta ei ole kustutatud. Siis on, miks Jumal seda aktsepteerib? Seesama tähendusväli tähendab ka seda, et Jumal läheb sellest mööda, üle astuma, mööda minema või siis läbi või üle minna laskma. Jumal läheb sellest mööda, ta ei vaata enam selle peale. Ja kõik see tegelikult hõlmavad eestikeelset tähendust ikkagi kinni katma. Kõik on kinni kaetud. Ja ka mitte arvestama. Aga Jesaja raamatu andeks palumine tähendab heebrea keeles samas, pangem tähele ühte väga põhilist nüanssi. See viiki meid pöördumise ja meeleparanduse juurde. Sealne sõna andestuse kohta tähendab oma patu süüd tunnistama. Ja tähendab veel eesti keeles tasuma ja maksma. Seega, kui sa tunnistad oma patu või süüdöö üles, maksad juba kahjutasu. Tanel on andeks, ma olin see mees, kes selle teleka ära lõhkus. Mul on juba kontakt loodud ja Tanel ütleb hästi. Nii et, aga samas veel, lepitus vajab inimese nõusolekut, et inimene peab pöörduma Jumala poole ja kurjast eemale, on selle sama sõna tähendusväli.
nii et ja lepituse edasiseks tingimuseks ongi see, et inimene tunnistab oma pattu, eelkõige tähendab see, et annab õiguse Jumalale ja allutab ennast tema õiglase otsuse alla. Selline tähendusväli, pangem tähele. Ta tunnistab oma pattu, annab õiguse Jumalale ja allutab ennast tema õiglase otsuse alla. See ongi see tähendusväli. Kui kreekakeelset Septuagintat vaadata, siis seesama heebreakeelne sõna, kui ta on tõlgitud kreeka keelde, tähendab siis ka samas lepitama ja hea soovlikuks häälestama. Tanel, anna andeks, mina olingi see, kes lõhkus. Kuidas me saame sul kompenseerida? Siis ma häälestan ta hea soovlikuks ja armulikuks tegema samamoodi. Ja selle all oli mõeldud siis nii hästi jumalaid kui inimesi, kuni nende pistimiseni altkäemaksuga. Väike summakene, eks see kompenseerib. Aga mida see kõik tähendab nüüd seeditavamas keeles öelduna? See tähendabki seda, nagu öeldud, et patt või süütegu on lihtsalt Jumala ees kinni kaetud. Ei ole nähtav. Lunaraha patu eksimisest on antud. Süüdlane ei ole enam karistuse all. Kahju on heastatud. Aga kompenseerisin. Tanel ei pea politseisse avaldus kirjutama, me oleme omavahel ära klaarinud. Seda tähendab ka Jumala ees. Jaa. Paneme tegelikult kardi nätte. Ja, just, järgmine koht paneb kardi nätte, seesama ongi, just nimelt, katab kinni. Ta katab selle kinni. Kaetud. Te ei tea, mis seal taga on. Mis telekas? Just nimelt, mis telekas. Väga õige tähelepanek. Ja. Ma hüppan nüüd korraks Uue Testamenti. Hebrea 10, 1-10. Et Moosese seadus on vaid tulevaste hüvede vari, mitte nende hüvede täiskulu. Siis ei või mitte kunagi teha täiuslikuks neid, kes tulevad Jumala ette igal aastal nende samade ohvritega, mida nad alatasa ohverdavad. Eks muidu oleks ju lakanud nende ohverdamine, sest Jumala teenijal ei oleks kord juba puhastatult enam mingit patust südametunnistust. Kuid nende ohvritega tuletatakse igal aastal meelde patte, sest on võimatu, et härgade ja sikkude veri võtaks patud ära. Patt on sees, ta küll kinni kaetud, aga kas patt on kadunud? Ei ole. Ta on lihtsalt kinni kaetud ohvri verega. Ja sellest nüüd Hebrea kiri ütlebki, et see ei võta pattu ära. Seepärast Kristus ütleb maailma tulles, tapa ohvrit ja roa ohvrit sa ei tahtnud, aga ihu sa oled mulle valmistanud. Põletusohvrid ja patuohvrid ei olnud sulle meelepärased. Siis ma ütlesin, vaata, ma tulen, rullraamatusse on minus kirjutatud tegema sinu tahtmist, oh Jumal. Esmalt ta ütleb, tapaohvrit ja roaohvrit ja põletusohvreid ei ole sa tahtnud. Ega ole need olnud sulle meelepärased, kuigi neid ohverdatakse seaduse järgi. Kõik on täidetud, tingimused täidetud, seaduse järgi ohverdatakse. Aga Jumal ei ole rahul, sest patt on alles. Seega, alles Jeesuse veri, Jeesuse veri on tõesti ära puhastanud ja kustutanud inimese patu ja süüteo taevas isa ees. Ja seda ei ole enam näha. Nüüd on puhtaks pestud, ilus, särav. Nüüd ei ole enam patuplekke, sest Jeesuse veri tegi selle puhtaks. Jeesus. Hästi head. Väga head. Nüüd ei ole enam patt kinni kaetud, vaid ongi lõpuni ära puhastatud. Ja enam ei pea toimuma mingit rituaalset puhastusprotsessi, et Jumala soosingut välja teenida. Nii et konkreetse süüteoga tekkinud süü tühistatakse ja kui see tühistatakse, siis vabanevad inimesed selle süü võimust ja on taastatud lepitusseisundisse. Puhas. Oled vaba, võid minna.
ja kuna me loeme piiblis ka seda, et Jumal on vägede issand, pangem tähele, eriti just Vanas Testamendis, vägede issand, siis see tähendab heebrea keeles ka sõjavägede issandat tegelikult. Sõjavägede issandat ehk ka tugevamat poolt. Ja kui nüüd inimene, kes on nõrgem pool, tuleb ja Jumal tuleb tema juurde oma vägevuses, ise inimese juurde ja esitab rahuks, eluks, andestuseks ja õnnistuse vastuvõtmiseks omad ehk siis tugevama poole tingimused. Ja kui nüüd inimestena nendele tingimustele kuuletume, siis ongi meil rahu, siis ongi meil hingamine, siis on meil pääste ja soosing ning igavene elu, sest me allume tugevama reeglitele või juhenditele. Ja see kinnitab meile ainult ühte. Jumala poolne andestus on Jumala eesõigus. Näiteks psalmides kiidetakse selgesõnaliselt Jumala andestus kui midagi sellist, mis näitab tema loomupärast headust ja mis annab lootust lootusetus olukorras. Psalm 130, 3-4 ütleb, kui sina, issand, peaksid meeles kõik pahateod, kes siis, issand, püsiks? Kuid sinu käes on andeks and, et sind kardetaks. Nii et selle klausli põhjuslik olemus on üsna märkimisväärne. Me kardame vägede issandat kõige kummardamisega, kuulekusega, aukartusega ja alandliku austamisega, sest nagu lugesime, et Jumal annab meile andeks selleks, et me teda kardaksime. Aga see ei ole hirmukartus, see on austav kartus. Ma lubasin teile ühe hea näite tuua. Ma olen nüüd kevadest saadik Kaitseliidu liige ja ma olen käinud ikka terve suvi ja eelmisel nädalavahetusel samamoodi olen käinud nüüd nii lahinglaskmistel kui ka siis erinevatel õppustel. Aga ma vaatan, et ma olen seal pigem vaimulik kui sõdur. Ja juhtus siis selline asi ühel hetkel, et olime sihtmärkide ees, pidime juba tulistama hakkama, kui vihm hakkas sadama. Aga ülemus ütles niimoodi, et hea oleks tänane programm lõpetada kuivalt, et ei soovinud, et me märjaks ja poriseks saaksime, sest lihtsalt programm nägi ette, et me oleksime kuivad. Ja ta ütles niimoodi, ma tean, et meie seas on üks vaimulik, ennem laskma ei hakka, kui see vaimulik teeb meie eest palve. Ma võtsin oma sõdurimütsi peast, läksin rivi ette, palvetasin ja kui ma ütlesin aamen, langes 2 viimast vihmapiiska ja päike tuli välja. Ja see oli plahvatus, mis pärast seda toimus. Mehed avanesid, oli neid, kes avanesid, kes tulid rääkima. Samas juhtus üks teine asi. Mehed ise ei pane tähele, et nad ropendavad, vannuvad, pilluvad sarvilisi igasuguseid asju. Võib-olla mõni rääkis ka sukse anekdoodi, aga minus endas toimus sel hetkel tugev muutus. Nii tuntavalt. Asi oli nimelt selles, et kui ma neid mehi kuulsin, ka isegi siis, kui nad mitte eriti häid anekdoote või eriti häid sõnu kasutasid, ma nägin neid Jumala silmadega, kõige tugevamalt tuntavalt. Ja peas hakkas taguma Rooma kirja kohta. Seal, kus on patt kõige suurem, just. Miks see mind puudutas? Kui ma olin nooremapoolne mees, ma olin Ämari lennubaasis 8 kuud. Seal treenitakse muidugi sõjaväepolitseinikega, ma ise olin tuletõrje päästeüksuses. Ma ei ole näinud pimedamat ja ateistlikuma kohta, kui on Eesti sõjavägi. Mul on tuttavaid sataniste, mul on tuttav saatana kummardaja, kuid sellist pimedust või selles pimeduse õhkkonda ma olen näinud rohkemas kui Eesti kaitseväes. Ja nüüd ma sain aru,
et just nende vaimulike või nende kristlaste kaudu Jumal tahab tulla kõige pimedamasse patuurkasse. Tahab tulla järgi sinna andestusega, mitte hukkamõistuga, andestusega. Ja see oli see, mida ma tookord tundsin. Ja mul ei tulnud mitte ühtegi nagu sellist mõtet, et kuule mehed, tõmmake maha, et mida te ropendate või mida te vannute. Mitte midagi, absoluutselt. Ja mõnda aega hiljem tuleb minu juurde vend, et puistab natukene südant. Järgmistel hetkedel ma palvetan siis keset Kaitseliidu platsi. Ja need on ainult üks juhtum, üks näide. Ma olen seal rohkem pigem jah, kui vaimuliku rollis, kui sõduri rollis. Nii et tuua natukene valgus ka sinna või andestus sinna, kus on tegelikult hästi palju pimedust. Nii ta on. Et me peame olema jah, valguse kandjatena ja mitte kohtumõistjatena, vaid Kristuse käe pikendustena sellistel kohtades. Nii et Jumala nimi, tema nimi on öelda, et selle mõte nagu oli see, et Jumal andestaks nendele, kes tegelikult ka pattu kahetsevad. Ja meie asi on, ütleme, seda pattu kahetsuse sõnumit ka nendele viia. Ja ma eelmine nädal jubagi viisin. Aga samas see loetud psalm, mida ma ütlesin, just teile lugesin, näitab ka seda, et andestus on tegelikult lahutamatu osa lunastusest, leppimisest ja tervenemisest. Kui sa andestad, siis või palud andeks, siis sind lunastatakse, siis sind lepitatakse ja sa tervened. Sest patt hakkab närima. Võjub sul varsti füüsiliselt ka. Nii et kui me räägime lepitusest, siis see sisaldab tõesti andestusest, räägib andestusest ja viitab sellele, et toimub leppimine, täielik ja rahuldav leppimine kahe poole vahel, antud juhtumil inimlik ja jumalik. Tõmbame korraks nüüd Vana Testamendi poolele joone alla. Me nägime, et Jumala poolne andestamine põhineb siiski lõpuks Jumala enda iseloomul. See on tema olemus andestada. Ta oostab lihtsalt seda, et me tuleksime tema juurde. Aga asjaolu, et andestus peetakse Jumalale nagu iseloomulikult omaseks, peab meid ette tegelikult valmistama selleks, et nii Jumal kui ka Uue Testamendi Kristuse õpetus on andestuse õpetus. Et inimene kardaks Jumalat heas mõttes. Et ainult teda teeniks, ainult teda kummardaks ja austaks. Ning samuti teine ja mitte vähem tähtis asjaolu, et inimese ja Jumala vaheline suhe oleks taastatud. See ongi Kristuse õpetus. Ja muidugi jätab see siinkohas selge kohustuse, pangem tähele ka kohustuse ja õpetusega meile, et ka meie peame nüüd andestama meie vastu eksijaile, kuna meile on andestatud. Ja ka meie eksime vahel siiski uuesti ja uuesti ning et meile peale meeleparandust taas andestatakse. Peame meiegi samamoodi andestama. Aga nagu ma just mainisin, siis andestuse õpetus on täielikult välja toodud Uues Testamendis ja Jeesus ütleb, et mina olen tulnud maailma selleks, et maailm minu läbi päästetaks, mitte hukka ei mõistetaks. Nii et haiged vajavad arsti, mitte terved. Kuid Jeesuses ei ole vaja meil maksta enam lunaraha. Ohvriteenistust ja rituaalseid kombeid enam maja ei lähe. Nüüd on ainult Jeesuse veri. Ainult Jeesuse veri. Mis ei kata enam üksnes kinni, vaid tõesti ka puhastab. Peestud klants, ma võin selle julgelt kellelegi kas müüa või kinkida. See on puhas. Täiesti. Nii et kui see linik oleks näiteks patuplekine, siis Vanatestamendi päeval sellele sai uue liniku või uue katte peale panna ohvrivere näol. Aga Heebrea kiri ütlebki, et võimatu on härgade ja sikkude veri selle patu ära kustutaks, ta ei kustutagi.
nii et ainult Jeesuse veri seda just teeb. Seega püsime jätkuvalt Jeesuse vere mõjusfääris ja hoidkem Jeesuses kinni. Aga lähme nüüd selle kirjakoha juurde, mis ma Markuse kirjast lugesin. Seal on andestamise kohta kirjutatud selline kreekakeelne sõna nagu aphienai. Ja Jeesus ütles selle aphienai oma suusõnaga välja. Ja mida Jeesus sellele nüüd mõtles? Lahti laskma, maha jätma, kõrvale heitma, lahutama, tühistama, kõrvale jätma, minna laskma. Täpselt on samad nagu Vana-aega testamendi kontseptsioonid. Samas on sellel ka selline tähendusväli kustutama, puhastama, lekituks tegema. Ühtega sõnasse kokku pandud, andestama. Nii et samas on ka näiteks seda sama sõna kasutatud ka sõna vabastamise peale. Ja seda lausa näiteks 2 korda Luuka evangeeliumis ja see samamoodi tähendab ka andestuse mõistet, vabastatud. Ma ei pea maksma selle telekest, sest keegi teine maksis selle sinu eest ära. Keegi teine, mina olen vaba. Ma küll tunnistasin üles, mina seda tegin, aga tuleb keegi teine nimega Jeesus, ütleb, stopp, ma ise klaarin selle sinuga ära. See on samamoodi, ma olen vabastatud sellest kohustusest maksta see telekas kinni või patt. Rooma kiri, mis räägib andestusest. Kustutas varem tehtud patud. Puhas, kui sa tuled Kristuse juurde, nüüd oled puhas. Sa oled Kristuse veres, sa oled puhas. Kui sa oled puhas, sa oled plekitu. Sa oled vastu võtnud andestuse Jumalalt, mis on pakutud Jumala poolt päästeteo tulemusena ja kelle nimeks, kelle keskmeks on Jeesus. Ja see tähendab meie jaoks nüüd seda, et Jeesus isiklikult selle sama Markuse loetud kirjakoha peale jagab välja andeks andmise puhastuse otsust. Sul ei ole enam plekki. Tõuse ja mine. Sa oled puhas. Et seega, Jeesus, kui ta ütles, et variseridele, et inimese pojal on õigus meelevald patta andeks anda, siis seda see just tähendabki. Nii et, aga samas tuleb ka ära märkida seda, et nüüd meie, kes me oleme Jeesuse verega puhastatud, me oleme Jeesuse omad, siis Jeesuse volitusel ja loal saame meie ka anda teistele andeks. Selles mõttes, et kui keegi tuleb näiteks sinu juurde ja ütleb, et tõesti, nagu ma alguses ütlesin, et keegi tahab oma patu või eksimus üles tunnistada, et ma näiteks salajas tegin seda teist või kolmandat, siis on sinul Jeesuse vere läbi õigus ja meelevald kuulata see inimene ära ja öelda, et sa oled üles tunnistanud, su patt on andeks antud. Ja miks? Sest Jeesus ise ütleb, et see, mis te maa peal seote, on ka taevas seotud ja see, mis te maa peal lahti päästate, on ka taevas lahti päästatud. See on meile antud meelevald. Kasutame seda. Oleme üksteisel toeks. Kuulame teiste mured või patud ära. Siis toimub ka pühitsus ja ärkamine, mida me kõik ootame. Mis jõuab ka lõpuks väljapoole. Ma toon teile mõned head näited. Natukene väiksed, ma annan nüüd sellele andestusele veel teatud raamid. Näiteks, siin tuleb silmas pidada selliseid asju ka, et kui meil on andeks antud meie varasemad eksimused, aga me anname näiteks nõrkusele, kiusatusele järgi. Me paneme tööandjalt pihta näiteks tööriistakohvri, kristlastena näiteks. Siis midagi ei ole teha. Selle peale ei pruugi meil andestust tulla, kui me seda kohvrit tagasi ei vii. Kui me elame teadlikus patus edasi, need näited, mis ma tõin, et sa võid olla kristlane, sinu kaudu võib tulla 100 inimesed päästmisele,
aga kui sa ei pöördu. Ja selles suhtes näiteks, kui sa tunnedki, et sul on midagi sellist, kus eksisid või näiteks kas või sama vargus, siis räägi sellest esiteks Jumalale. Neid näiteid ma olen täiesti veendunud, te olete kuulnud, lugenud, paljud on sellest tunnistanud, et süda hakkas vaevama. Ma läksin oma tööandja juurde tagasi, ütlesin, mina olin see, kes selle pihta pani, seal toimuvad imejuhtumid. Tööandja või ülemus saab nõnda puudutatud, vau! Neid näiteid või asju on hästi palju. Minu kooliõde seminaripäevilt tõi väga hea näite. Tõesti sünnid lugu. Täpselt sama periood, mis praegu. Sügisene aeg. Ta tegeleb nagu ajakirjanduse ja siis artiklitega. Samas on ta vaimulik tööline ja tema põhiliseks nagu töövahenduseks on arvuti. Hommikul tõuseb üles, tahab arvutiga tööle hakata. Kõik arvuti rikkis. Enam võtab mingid udused pildid ette, tööle midagi ei hakka. Mis teha? Vaja arvuti sinna selle remondimehe juurde viia, et oma andmed ja kõik need varasemad artiklid ja ta on ka kirjutanud raamatuid, saaks vähemalt kätte, kui arvuti on nii rikkis. Võttis arvuti, hakkas minema remondimehe juurde, tema klassivend tuleb vastu, kes on juhuslikult arvutispetsialist. Ütleb, tavai, too arvuti minu kätte, vaatame siin samas pargipingi peal ära, mis siin arvuti viga on. Ja see tema koolivend kratsib kukalt, ütleb, et ma ei saa sellest jagu. Et see tuleb tõesti viia sinna spetsialisti juurde, kes peab vahetama hakkama neid kas juppe või plaate, mis see iganes on. Mis seal ikka? Läks siis klassiõde edasi või see kooliõde. Ja järsku vaatab. Lapsed õues, teismelised poisid üritavad naabriõiast õunu virutada. Ja talle tuli endale meelde see, et ta oli kunagi tüdrukute kamba liider, kes käis samast hoovist õunu varastamas. Ta tundis Jumala puudutust ja ütles nõnda, et teate poisid, teeme niimoodi, ärge praegu midagi varastage, ma lähen selle naabri juurde ja ma küsin, et kas te võite neid õunu võtta. Ta läks ukse taha, andis ukse kella, mees ja naine tulid ukse peale ja siis see kooliõde ütles niimoodi, et tervist, ma olen siit natuke maad eemal elan, siin on poisid, kes ei julge õunu küsida, kas nad tohivad õunu võtta. Okei, aga samas ma tahaksin midagi teile üles tunnistada. Mina olin see, kes mõned aastad tagasi veel või nooruses teie hoovis või teie õunapuid rüüstas ja õunu varastas, et ma tahan teie käest andestust paluda. Vaat see murdis selle heas mõttes mehe ja naise maha, ütles, et sööge, võtke, me paneme teile kas õunad välja. Sai siis see asi ära klaaritud. Kooliõde läheb arvutispetsialisti juurde, arvutispetsialist lahti ütleb, et teil on arvuti 100% terve, mitte midagi pole viga. Ja ta ütles, see töötab siiamaani. Andestus, andestuse palumine, patust pöördumine, ära klaarimine. Siis hakkab midagi toimuma. Nii et püsime Jeesuse veres. Jeesuse verel on meelevald ära pühkida, kustutada, olematuks teha meie patud. Võtame andestusega vastu, kindlasti. Ja siis jääb meie üle Jeesuse tõotus. Poeg, tütar, sinu patud on sulle tõesti andeks antud. Need ei ole enam puhas. Amen. Ma tunnen, et me peame praegu ka selles hetkes võtma vastu selle meelevalla andestamiseks. Issand, sinus on meil meelevald vastu seista kõigele kurjale, kõigele patule, kõigele vaenlase tööle. Tänu sulle, Issand, ja me tänan, et sinus on meil meelevald, et me võime olla andestajad. Jeesuse nimel
Jeesuse nimel. Jeesuse nimel, issand, sina näed me igaühe südant. Sina näed igaühe südant. Kas on seal mingit kohta või paika, mis peab veel saama vabastatud? Võib-olla ülekohtu kibedusest või mis iganes kinni hoiab Jeesus. Aga issand, anna meie südamesse see andestuse vägi praegu. Andestuse vägi lahti lasta, nii nagu see sõna tähendus ka oli. Minna lasta need ka, kes on eksinud, need ka, kes on ülekohut teinud, need, kes ei ole mõistnud, need, kes on valesti öelnud, halvasti öelnud, ülekohut teinud, reetnud, mis iganes on olnud olukorrad, Jeesus. Tänu, et sa praegu jagad seda väge ja abi meie südametesse, et me võime tõesti, issand, olla nii nagu sina. Andestajad, lepitajad, rahutegijad Jeesuse nimel. Halleluuja. 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 Ja tuua rahu ka inimeste vahelistesse suhetesse. Kallis Püha Vaim, me avame oma südamed su ees ja tunnistame oma jõuetust, tunnistame seda, et inimlikult me ei suuda ja ei tahagi teinekord, aga issand, sinuga koos, sinu pärast me tahame. Sinu pärast, Jeesus, tänu sulle. Palume koos veel meie isa palve. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Aamen.